Tervist! Olen Eesti Punase Risti Saaremaa seltsi vabatahtlik Riho ja täna räägime teile minutike kuumarabandusest. Et seda kõike ennetada, tuleks kindlasti valida oma riietus. Mida kuumem on ilm, seda heledam võiks olla riietus. Jälgige, mis teie lapsed selga panevad, mida te ise panete. Vältige tumedat riietust, sest päike ja tume riietus ei sobi kokku. Teiseks, kui te lähete välja, kindlasti võtke kaasa vesi, sest vesi jahutab teid, te saate niisutada oma väikest rätikut oma pea panna pähe, et pidevalt oleks niisugune niisutus olemas. Kui teie sõber kõrval hakkab näost valgeks minema ja hakkab kokku kukkuma sellesama päikese käes, mida teha? Esimene asi kindlasti, mida teha, viige ta varju. See on kõige suurem esmaabi, mida te saate anda sel hetkel. Ja loomulikult seesama vesi, võtta kas või mingi särk, teha kergelt märjaks ja panna tema laubale ja anda lihtsalt aega. Kui tundub, et ei saa kuidagi sellest aru, mis toimub, siis võite loomulikult appi kutsuda kedagi, äkki on lähedal kedagi, kes oskab aidata, või siis loomulikult helistada 112. Sealt saate alati abi. Seal vastavalt häirekeskus saab teid ühendada meedikuga, kes annab teile nõu, kuidas edasi käituda. Siin on täiesti tavaline situatsioon. Suvepäev, ema mängib tütrega jalgpalli, päike paistab, tütar juba tunneb, et tal pea käib veidike ringi, aga ta veel aru ei saa, mis toimub. Ema juba vaikselt hakkab märkama, miks tüdruk nii loiuks muutub. Esimene asi ongi, mine kõneta, küsi, kuidas tal on. Esmapilgul on näha, et tema laup on juba läinud kergelt higiseks. Ja mis ta õigesti praegu teeb, ongi see, ta viib ta kohe varjulisse kohta istuma. Ema sai aru, et tütar on olnud liiga kaua päikese käes. Tema laup on higine, tal on näost, ta on kahvatu, teeb talle kergelt tuult. Kiiresti kutsub ema abi, et tuua vett. Väga suur esmaabi on kohe anda kiirelt külma vett, teha talle tuult ja olla varjus. Suure tõenäosusega mõne minuti pärast turgutab ema tütre ülesse ja saavad oma päeva mõnusalt jätkata.